nii, siin ma hakkan tegema nüüd frikadelle. Pool kilo hakkliha, masina, sealiha ja 2-3 sibulat hakkisin hästi peeneks. Neid on ka võimalik, näete, niimoodi teha läbi selle hakklihamasina, selle sibulast, aga siin ma venestasin hästi peeneks. Mitu varianti. Ja siia ma panen nüüd natuke soola. Paneme kuskil poole kilo kohta ikka kerge rusikatäie. Aga selle ei saa. Siis paneme talle pipart või musta pipart või kuskil teelusikades panna. Ilma piprata ei saa. Ja siis maitseained igasugust, kes maitse, rohelist, kes mida. Nii. Ja nüüd me siis käega segame selle kõik nii segamini. Ja siis me peaksime teda nii kaua seda mätsima ja möllima ja vene keeles öeldakse veel, et kuidagi nagu peksma seda vastu lauda. Et sellest hakkliha ühineb sibulaga. Sibula tuleb maht välja ja siis saab nagu üks tervik. Nii sõrmede vahelt pigistame niimoodi. Hakkliha ma poest juba teeb seda frikadelle, ei ole poest ammu ostnud. Nad ei maitse mulle millegi pärast. Ei tea, mis sinna sisse pandud on. Aga kui ostad ise mingisuguse teatud liha, siis sa tead, mis liha ta on. Et ta on värske liha. Ja siis sellest saab. Ja siin, kui ta nüüd saab ära mätsitud, siis ei olegi muud kui mingisuguse väikse lusikuga või topsikuga teha. Võtta mingi kogus seda hakkliha, seda segu ja veeretada, teha väike pallikene, veeretada teda jahu peal ja siis panna sellise kandiku peale ja sellise kandiku peale. Ja siis selline moodustada niisugune väike pallikene ja siis külmikusse panna. Väike pallikene, nii suuri kui me tahame. Ja siis jahu sees, veeretame jahu sees ja paneme nad kordamööda siia peale ja lähevad külmkappi. Ja pärast, kui nad on külmunud juba, siis sügavkülmas, siis paneme alla kilekotti, siis nad üksteise külge ei jää. Ja võib alati võtta, suppi teha, on omast võtta. Näete, siin on pool kilo seda hakkliha ja kindlasti saame pool kilo. Ja näete, ma saan nüüd lüüa nende valikese ja siis millegipärast niimoodi pidi muutuma üheks tervikuks. Hakkliha pidi kokku minema sibulaga hästi. Mida me rohkem seda möllame, seda paremaks ta läheb. Nii. Siin sai mul nüüd frikadellid valmis. Näete, kui ilusad nagu sõdurid paraadil. Nad lähevad nüüd sellega sügav külma, mingi paariks tonniks, sest nad juba kergelt külmavad ära. Ja siis ma panen need kilekotti ja siis on portsu viisi lähevad.